Tere õhtust. Alustame vestlusringi. Nagu te teate, täna on holokausti ohvrite rahvusvaheline mälestuspäev. Selle raames täna toimusid juba mitu erinevaid üritusi. Hommikul oli mälestusmiiting Tallinna Juudi koolis, kell 11 oli mälestustseremoonia Rahumäe kalmistul ja siis kell 1 mälestati Prantsuse juute Lasnamäel ja siis praegu meil on väike vestlusring, kuna meie aeg on piiratud, siis püüame olla nii lühidalt kui võimalik on. Mina olen Gennadi Gramberg, ma olen Eesti Juudi Muuseumi juhataja ja täna ma modereerin meie vestlusringi. Siin istub Riigikogu liige proua Riina Solman ja siis teisel pool on Meelis Maripuu, Eesti Mälu Instituudi juhatuse liige. Nii et tänane teemaks on holokaust ja alguseks ma tahan küsida minu vestluspartnerid, et kas või miks holokausti õppetunnid on jätkuvalt aktuaalsed või inimesed on ära tüdinud sellest rääkimast. Riina, palun. Aitäh teile ka usalduse eest, et ma saan täna teiega siin kõneleda. Ma arvan, et nad on väga aktuaalsed ja nad on kogu aeg olnud aktuaalsed. Ainult, et inimesed on ise võib-olla vahepeal kaotanud valvsuse ja väga valusalt meenutas see 7. oktoober 1,5 aastat tagasi meile, et kõik, mis on räägitud, ei ole ka mööda külge ju maha jooksnud. Me peame mäletama seda, mis oli 30. 40. aastatel ja seda, mis juhtus juudi rahvaga ja Iisraeli riigis 1,5 aastat tagasi 7. oktoobril 2023. Ta on relevantne ka mitte ainult juudi rahvale, vaid ka eestlastele. Me oleme samamoodi kannatanud barbarite käes, küll mitte kannatanud nii suuri inimkaotusi ja nii julma tagakiusamist. Aga seda enam me hoiame kokku teiega, juudi rahvaga ja Iisraeli riigiga, et me teame, mida see tähendab. Väga hea teadmine on väga oluline, kuid praegu me näeme, et maailmas ja eriti Euroopas kasvab antisemitism. Juba see näitab seda, et holokausti õppetunnid ei võtnud omaks päris palju inimesed, eriti pärast, nagu te juba mainisite, 7. oktoobri sündmused, see laine lausa tõusis. Ja mulle tundub, et kuigi Eesti on üsna rahulik koht selles mõttes ja juudid, kes siin elavad, naudivad seda rahu ja vaikust, mis valitseb meie riigis, ma mõtlen antisemitismi, kuigi ei ole kõik nii ideaalne, nagu oleks tahtnud. Paar päeva tagasi lugesin ühismeedias, et üks tuttav kirjutas, et siin Tallinnas vanalinnas ühes baaris toimus kontsert ja siis seal kogunes seltskond, kellel oli hakristid peal ja siis, kes tervitasid selle natsi žestiga ja selle minu tuttav oli väga üllatanud, et tuli politsei ja ta ei reageerinud sellele. Kuigi meie seadusandlus näeb ette, et kõik totalitaarse režiimi sümboolika on keelatud, seda ei tohi demonstreerida. Mulle tundub, et meie politsei veel ei ole teadvustanud endale see, mida tähendab antisemitism ja miks on nii oluline sellega võidelda. Meelis, sa palju uurisid seda holokausti ja palju tegid uuringud sellele, et see holokausti, see, mis toimus holokausti ajal, tuleb natuke lähemale meie publik. Ja kuidas sa arvad, kas tõesti publik või meie Eesti inimesed teadvustasid endale, mis on holokaust ja miks on nii oluline? Tere õhtust! Ma arvan, et
suures plaanis on Eesti inimesed selle küsimusega küll kursis. Ma ei tea, kas Eestis on selliseid küsitlusi läbi viidud, et kui paljudele inimestele nüüd sõna holokaust midagi ütleb ja kas nad oskavad seda mingil moel avada, et mida see nagu tähendab. Ma millegipärast sellise sisetunde järgi tahaks arvata, et eestlaste sellise suhteliselt laia silmaringi ja võib-olla ka tänu sellele, et eestlaste keskmine võõrkeelt oskus on tunduvalt suurem kui võib-olla suurtel rahvastel, siis see eestlaste maailmapilt on võrreldes mitmete suurrahvastega võib-olla avaram ja nende selline vähemalt esmane teadmine, et mis on holokaust, mida see tähendas juudi rahvale ja mitte ainult juudi rahvale, sest holokaustil ja sellest kõnelemisel on minu meelest kaks täiesti sellist, erinevat mõõdet, mida on võimalik erinevalt vaadelda, erinevalt hinnata, et üks on loomulikult see, mida ta konkreetselt tähendas juudi rahvale. Kuidas juudi rahvas on selle üle elanud, mida see tänasel päeval juudi rahvale nende sellisele tänasele iseolemisele tähendab ja kuidas ta tunnetab seda ohtu, mis tänases päevas endiselt valitseb, kus võidakse inimesi nende rahvusliku kuuluvuse alusel diskrimineerida. Aga teine mõõde on holokausti kui ajaloo sündmuse selline universaalse kurjuse mõõde, see, mida ta võimaldab õpetada tegelikult mis tahes rahvastele selleks, et võib-olla kõige lihtsustatumalt aidata inimesel ära tunda head ja kurja. Et piiblis õpetati seda ühtemoodi, kuidas head ja kurja ära tunda, aga meie tänases maailmas paljudel puhkudel on holokaust ajaloo sündmusena muutunud selliseks suhteliselt universaalseks näiteks, mille abil inimestele õpetada, mis on maailmas hea ja mis on maailmas halb. Kuivõrd eestlased holokausti õppetunni näol on seda omandanud, võib-olla ei peagi seda otseselt mõõtma, et olulisem on võib-olla see tulemus, et kuidas ennast ühiskonnas teiste rahvaste või teistsuguste inimeste esindajad tunnevad, et kas seda kurjust ühiskonnas on või ei ole või kui palju seda tunnetatakse, et kui seda kurjust ümberringi ei ole, siis on need õppetunnid võib-olla omandatud, et võib-olla ei olegi alati selles laiemas perspektiivis kõige tähtsam, et mille abil need õppetunnid omandatud on, kas läbi holokausti või mingi muu kogemuse kaudu. See tähendab, et me eeldame, et holokausti õpetamine ja nende õppetunnide omaks võtmine, see võib tekitada ühiskonnas mingit empaatia teiste suhtes. Ma arvan küll nii, et see on kindlasti lisaks sellele, et teised rahvad õpiksid ja teaksid, milline on olnud juudi rahva ajalugu ja millised need kannatused, aga et see on üks vahend ka selle empaatia õppimiseks ja sellise inimsõbralikuma ühiskonna kujundamiseks. Siin tahaks mingid paralleelid tõmmata. Saksamaal pärast sõda toimus selline üsna valuline denatsifitseerimine protsess. Ehk siis sakslased vähemalt erinevate võtmetega ja lähenemisega püüti teha niimoodi, et sakslased ikkagi saavad aru, mida on tehtud holokausti ajal ja siis miks see oli nii paha. Alates sellega, et kui tuli ameeriklased, siis aeti linnaelanikud, kes elasid selle konduslaagrite lähedal, et need näevad need kõik tapetud ja siis hukatud inimesi ja lõpetades sellega, et koolides tehti, mida me näeme, ühelt poolt Saksamaal kasvas antisemitism praegu viimasel ajal, teiselt poolt me näeme, et palju sakslased tulevad välja ja protestivad selle vastu. Kuidas te arvate, meil on, kuna meil seda denatsifitseerimise protsessi sisuliselt ei olnud, pärast seda oli kommunismi režiim, siis meil oli dekommuniseerimine mõlgil moel, aga kas on vajalik seda, et inimestele seletada, et see, mida tehti siin natsirežiimi ajal ja osaliselt ka eestlased,
et sellest rääkida avalikult ja siis mitte katta mingit selle looriga, et see võib olla keegi teine, keegi paha, me oleme nii head. Jaa, see on hea küsimus. Loomulikult tuleb rääkida ja loomulikult tuleb rääkida ka eestlaste rollist, mis juhtus Kloogal. Ma käisin 5 aastat tagasi, kui oli holokausti ohvrite 75. mälestuspäev Auschwitzis, kuhu tegelikult kogunesid riigipead ja meie riigipea oli teel Antarktikasse ja Jüri Ratas ei saanud minna. Mina rahvastikuministrina käisin, mul on veel sellest ajast märk rinnas, sealt saadud märk ja loomulikult on ju ka seal välja pandud, mis juhtus Kloogal, 900 inimest. Sellest tuleb rääkida ja oma vigu tuleb tunnistada ja kui me täna hommikul olime mälestusüritusel Rahumäe juudi kalmistul, siis ka kõnedes toodi esile seda, et väga vähesed eestlased julgesid aidata. Kõik värisesid oma elu pärast ja abikäsi, kes siis ka oma turvalisuse ohtu pani, oli liiga vähe. No me oleme väike rahvus, me olime ka ise hädas, aga minu arust ei saa kuritegusid selles mõttes võrrelda, et ühed olid justkui kaalukausil kangemad ja teised kergemad, et sellised režiimid, kuritegelikud režiimid tuleb kõik hukka mõista. Nii natsid kui kommunistid, kes inimesi tapsid, piinasid, tegid barbaarseid tegusid, õhked tegusid, see kõik väärib hukkamõistu, aga võrrelda, et kumb oli hullem või kumb oli vähem hullem, et seda ei saa. Pigem tulebki see kurjus ära tunda ja minul just Gennadi oli tänu sellele holokausti ohvrite mälestusmärgile Kloogal. Ma poliitiku ja ajaloohuvilisena ju olin teadlik ja olin ju käinud teie mälestusüritustel seal. Väga kerge aru saada, mis juhtus minu enda juurtega, siis nimelt ma ju poolenisti olen ingerisoomlane, et seal kõrval on ka ingerisoomlastele auatähised pandud, kes viidi üle Soome ja minu ema, nimelt vanaema oli beebiootel 3. lapsega ja minu ema sündis juba Soomes. Minu tädilapsed surid seal suri ka väga palju inimesi, aga eestlastel oli ligipääs siis ingerisoomlaste laagrile ja neile toodi juurikaid vähemalt süüa ka külmal ajal. Ja nad jäid ellu ja minu ema pere 5 lapsega, kõik nad elavad täna Eestis ja väga suur suguvõsa on. Ja minul oli tänu sellele väga kerge aru saada sellest humanitaarkatastroofist, mis toimub inimestega sõdade ajal, et sellest tuleb rääkida, seda ei tohi unustada. Ja õieti ma soovitan kõigile, kes vähegi saavad, ka eestlased, külastada Iisraeli riiki. Minu silmad on avanenud just oma 3 külaskäigu raames. Ma oma teadmised olen saanud, olen suhelnud IDF-i sõduritega otse nende telefonidest näinud neid jubedaid pilte, mida nad praegu on siis Hamasi terrorirünnaku käigus sooritanud ja avalikult postitanud, et nemad ju ka ei häbenenud avalikult näidata, millega nad hakkama said. Ma räägin ühe jutu, et ükskord mind kutsuti ühte kooli ja siis paluti rääkida Eesti juutide ajaloost. Ja siis ma tulin, hakkas tund ja siis tund hakkas sellega, et oli refleksioon siis eelmisest tunnist. Ja siis lapsed väga ilusti rääkisid, kuidas küüditamisest, kommunismi kuritegudest ja ma küsisin õpetaja käest, ta ütles, ja neil oli isegi terve teema pühendatud selle totalitaarse režiimide kuritegudele. Ja ma küsin, kas oli holokaust nende hulgas? See oli ka totalitaarse režiimi kuritegu. Ta ütles, et siin lapsed, kellel on küüditati perekonnas kedagi ja siis see on nende nagu isiklik ja sellepärast keskenduti sellele. Ja siis, kui ma tegin loengut, kuigi mul oli peamiselt teemaks ainult Eesti juutide ajalugu ja holokaust oli ainult osa, ma siis otsustasin, et ma pean ikkagi rohkem rääkima holokaustis, mitte ainult seoses Eesti juutidega, mis on ka väga oluline, vaid natuke laiemalt, mis oli üldse Euroopa ajaloo jaoks. Ja siis
mõned õpilased olid täitsa ületanud, et nemad väga hästi teadsid kommunismi kuritegudest, vaid väga vähe teadsid sellest või üldse ei teadnud holokausti. Ja seoses sellega, Meelis, ma tahan küsida, kas võib väita, et praegu kommunismi kuritegude meenutamine natuke lükkab kõrvale holokausti teema? Praktikas võib see tõepoolest nii olla, aga selle põhjused on võib-olla natukene suuremad või kaugemal ulatuvad kui see, et kas nüüd õpilastele tahetakse rääkida rohkem kommunistliku režiimi kuritegudest või holokaustist. Minu enda arusaama järgi tuleks õpilastele loomulikult rääkida mõlemast. Rääkida mõlemast selleks, et aru saada, et neid ohvrid tegelikult me ei pea hakkama kaalukausile panema või võrdlema, et millised ohvrid olid suuremad, kes kannatas rohkem, kannatused ja inimeste mõrvamine ei ole see, mida me peaksime mõõtma hakkama, et kes selle käigus rohkem kannatas. Oluline on see arusaamine, et olid meil sellised režiimid, kes nii oma kui teiste rahvaste suhtes selliseid kuritegusid toime panid ja neid režiime, kuigi vahepeal loodeti, et see aeg on võib-olla möödanikku läinud, on meil tänase päevani. Nii et arusaamine õpilastel peaks kahtlemata olema mõlema režiimi kuritegudest, kuna need mõlemad on rohkemal või vähemal määral Eestit puudutanud. Aga miks ma saan aru, ka kui ühes või mingis konkreetses koolis on rohkem tähelepanu pööratud kommunistlike režiimi kuritegudele, ma tean, kui vähe tegelikult tänasel päeval koolides ajalugu üldse õpetatakse. Võrreldes selle aja, kui meie koolis käisime, ajalõpetus tol ajal oli küll mõnevõrra teistsugune, oli väga ideoloogiline, aga ajalõpetuse maht ainetundides meie ajal, ma julgen öelda, oli kordades suurem, kui see on tänasel päeval. Nii et tänaseks on tegelikult neid tunde, kui õpilastele ajaloost räägitakse, jäänud ääretult väheks. Ja loomulikult on see siis ega õpetaja valik, millistest sündmustest ta räägib põhjalikumalt, millistest vähem. Eks ta siis sõltub ka sellest klassist, koolist, millised õpilased seal on. Ja kui tegelikult ju selle õpetuse üks selline üldinimlik eesmärk on see, et õpilased saaksid aru poliitiliste režiimide kuritegudest, oskaksid need ära tunda, siis jah, ju lihtsam võib olla õpilastele seda selgitada läbi selliste sündmuste, mis neid endid läbi oma perekonnalugu rohkem puudutab. Mis ei tähenda, et selle kõrval ei peaks tooma paralleele, et samasugused, või ei saa öelda, et samasugused, aga et selliseid poliitilisi repressioone on toime pandud erinevate rahvaste vastu ja mitte meie siin ei ole need ühed ja kõige suuremad kannatajad, vaid läbi laadsete kuritegude kannatanud tõesti erinevad rahvad ja me peame suutma mõista mitte ainult oma rahva kannatusi, vaid ka teiste rahvaste kannatusi. Ma tooksin ühe mõõtme siia juurde ja see puudutab tegelikult avalikku käsitlust. Mina tunnen oma juudi kogukonna sõpru äärmiselt viisakate ja välja peetud delikaatsete inimestena, kes tegelikult ei lähe ise oma häda kurtma. Ja kui 7. oktoobril 2023 Hamas pani selle ränga veresauna toime, siis nende kommunikatsioon jõudis maakerale 3 tiiru peale teha. Ma kuulasin Eesti kanalitest, ma ise sekkusin, helistasin Kuku raadiosse, AK uudistesse, kus sina, Gennadi, oled töötanud varasemalt. Minu mälu järgi oled sa olnud ERR-is tööl. Et igal juhul ma andsin teada, et kuidas te räägite Hamasi tervishoiuministeeriumi teatud andmeid. Hamas on terroriorganisatsioon, öelge vähemalt ette terroriorganisatsiooni Hamasi teatel. Seda ka ei öelda, eks ole, et vale fakte levis ja heausklikud inimesed kuulavad seda ja keegi seda ümber ei lükka. Et seda haritust nagu
on tänapäeval võib-olla tõesti, nagu Meelis ütles, ajalootundide tõttu väheks jäänud, et siiralt võetakse vastu kogu informatsioon, mida massimeediast saadakse. Ja tõesti, et kui ma ka olen poliitikuna olnud, kohtunud konkreetselt siis IDF-is kommunikatsiooni, strateegilise kommunikatsiooni inimestega ja arutanud, et küsinud, et kuidas teie uudised levivad nagu aeglasemalt, nad ütlevad, nemad kontrollivad ju andmeid ja teine asi, nad tunnistavad, et kommunikatsioonisõda kaotati. Et siin võib-olla ei ole ainult siis ajalootunnid ja et me räägime Eestis rohkem kommunismi kuritegudest. Mina olen sellises vanuses, et mina koolis isegi ei õppinud seda. Minu vanemad ei tohtinud, ei julenud mulle kodus ka rääkida nendest repressioonidest, mis meie perekond oli osa saanud ja näiteks ingerisoomlased ei rääkinud üldse mitte midagi. Vaikisid nagu haud. Mu sugulased tulevad üle maailma alles praegu, kui ma olen 50-aastane, leian nad ülesse, kes on põgenenud. Et kardeti nii väga, et me peaksime tõepoolest rohkem nagu ka meediale neid sõnumeid suunama ja kuidagi vaatama, et harima ka meie siis avalikkust. Et see on see õppetund, mida ma olen nüüd saanud ise käies mitu korda Iisraelis pärast seda terrorirünnakut. Rääkides see, mis Iisraelis toimub, siis nagu ma mainisin ka varem, et maailmas tõusis pärast 7. oktoobrit, kuigi loogiliselt oli oodata, et need jubedad asjad, mis toimusid pantvangide võtmisel ja siis seal Lõuna-Iisraelis peab tekitama rohkem kaastunnet. Kahjuks me näeme täiesti vastupidine. Meil Eestis on olemas, on vastu võetud, see oli aastal 2021, riiklik antisemitismi vastane strateegia, mille raames siis loodi töörühma, kuhu ma kuulun. Kahjuks see töörühma juba mitu aastat kokku ei käi ja siis täna just uurisin Siseministeeriumis, kas on üldse mingit lootus, et see grupp toimub, aga kuna seal käivad pidevalt ümber korraldused, siis see grupp vähemalt lähemal ajal nagu ei ole eriti plaani seda kokku kutsuda. Kas te tõesti meil, ma tulen nagu selle algusesse, millest ma rääkisin, kas tõesti meil on niivõrd rahulik ja siis rahulik olukord Eestis, et me võime täiesti vastu võtta mingi strateegia, linnuke pandud, siis nagu raport saadetud ja rohkem mitte midagi ei ole vaja teha. Kuidas teie kui poliitiku poolt vaadates? Ma ei taha meie lugupeetud auditooriumi kurvastada, aga 2019 aasta, kui minust sai rahvastikuminister, siis valitsuses, kui me tööplaani tegime, siis seda sama strateegiat, millest sa, Gennadi, räägid, loobiti nagu palli ja mina võtsin selle endale rahvastikuministrina. Ja mul oli väga hea partner Ringo Ringvee, kes andis nõu, et siis ei olnud veel olnud Hamasi rünnakut ka seal Gaza piiri ääres ja tõepoolest seda ohtu ei tajutud, et mis asi see tegelikult on ja mida see tähendab, et võib-olla, no ühesõnaga, see oli siis. Aga nüüd, täna, kui lugupeetud juudi kogukond ja teie ka tajute, et ei võeta tõsiselt, siis osa inimesi saab sellest väga hästi aru. Aga osa täiskasvanud inimesi usub ka vandenõuteooriaid, et holokausti üldse ei olnudki, et koonduslaagrites ei olnud sellist massimõrva ja on ka selliseid inimesi, mul on häbi öelda, aga ka Riigikogus on selline inimene olemas, kes arvab, et see on vandenõuteooria, et see on levitatakse kusagilt teadlikult, inimesed on inimesed, mis me teha saame, aga meie ülesanne, kes me aru saame, on ikkagi avada silmi ja teha seda tööd ja teha seda siis intensiivsemalt ja paremini, et see antisemitismi ilmingute kasv minu silmade läbi on ilmne. Ja mul on väga suur kaastunne kõikidele, keda taga kiusatakse ja kes satuvad ohvriks ja omalt poolt mina olen teile partneriks, mis ma teha saan ja meie siis Riigikogu Iisraeli toetusrühm, ma ei tea seal ühtegi inimest, kes saaks teistmoodi asjadest aru. Me peame muidugi rohkem jõudma ära teha.
Kas antisemitism Eestis nüüd viimase aja jooksul kuidagi rohkem nähtavale on tulnud või mitte, et ma ei tea, kas oma õnneks või õnnetuseks, olles, ma ei tea, siin saalis kas ainuke või vähemalt üks väheseid, kes ei kasuta sotsiaalmeediat, siis selles maailmas, mis jääb väljaspool sotsiaalmeediat. Ma õnneks ei ole seda tajunud, aga ma täiesti olen valmis uskuma, et sotsiaalmeedia, kus on ju ääretult, miks me ei kasuta, aga ma olen aru saanud, aga lihtne ja kiire oma sõnumeid, seisukohti levitada ja need leiavad seal tihtipeale kahjuks ka väga viljakat pinda, kuhu nad kukuvad ja kõlapinda. Et jah, mul ei ole mingit alust väita, et see oht ei ole suurenenud, et selliseid vähemalt verbaalseid või kirjalikke rünnakuid ei tehta ja see õhustik selles mõttes mürgisemaks ei ole muutunud, aga õnneks või kahjuks, et minust käib ta praegu mööda, et ma enda naha peal ei saa seda kogeda. Ma vist täiendaks, et mulle tundub nii, et kui kogukond ise tunneb seda, siis ilmselgelt on see oht suurenenud, et need ilmingud on olemas. Muidugi vaadates, mis toimub Euroopas ja kuna kõik piirid on lahtised ja inimesed võivad käia, siis muidugi me tunneme ka, kuigi meie elu siin üsna rahulik ja vaikne, aga ikkagi me tunneme seda ohtu ja see igal hetkel see oht võib tulla ka meile. Loodame, et see ei toimi. Meil jäi kuskil 5 minutit aega, võib-olla siis keegi tahab küsida. Võib-olla veel kiiresti ütlen vahele, et kui ma tulin 4. märtsil aasta tagasi, tulin kui bensiinijaamas rünnati, tapeti Rabi ja üks tema peale hääletanud noormees, me käisime seda vaatamas seda kohta ja tulin tagasi, siis mu auto peale Riigikogu ees soditi Taaveti täht ja kirjutati, et Solman on sionist. Aga ma ei tajunud selles mitte midagi sellist antisemiitlikku päriselt. Ma võtsin seda komplimendina, et olin õnnelik. Aga kuigi ma andsin aussõna oma mehele, et ma täna ei räägi, aga siiski ma ütlen, mida ma arvan. Vaadake, mis ma arvan, võib-olla see on natuke väär tänasel päeval. Me räägime kogu aeg juudid ja holokaust. Aga võib-olla täna me peaksime oma noorele põlvkonnale öelda teisiti, et vaadake, millised juudid on, milline haridus, mingi teadus, mingi kunstnikud ja nii edasi, mis on tehtud vähem kui 100 aastat on Eesti riik, Iisraeli riik, aga kui palju on tehtud, kui võimas on see riik ja võib-olla siis inimesed hakkavad aru saama, et juute peab austama, mitte sellepärast, et nad elasid üle holokausti, aga sellepärast täna nad on niisugused, nagu nad on ja kuidas nad kaitsevad oma riiki. Ja siis on võib-olla sellel asjal, vabandage, et ma seljaga siis on võib-olla sellel asjal mingi teine üldse tuju. Sest ei saa nii, me kogu aeg mu laps käis juudi koolis, ta õppis tunde, kuidas laagritest piinati juute, väike laps ja ta pidi vastama ja kirjutama pärast mingi töö, kuidas juute piinati. Võib-olla me lähme sellest natuke üle, me teame, kuidas piinati, aga võib-olla lähme nüüd üle juba ja siis võib-olla Eestis ka inimesed ja Eesti noored saavad aru, et juut see ei ole see, keda piinati, aga see on see, kes on uhke rahvas, kellel oma riik, oma kultuur, oma usk ja nii edasi ja nii edasi. Võib-olla ma olen natukene agressiivselt räägin, aga ma täna terve päev mõtlen sellest, et me kogu aeg õpime sellest, et kuidas piinati, aga lähme sellest edasi. Aga mis puutub sellest, millest Gennadi ütles sellest, mis oli välja töötatud, kuidas see ametlik nimetus oli, antisemiitlik. Vaadake, ma olen siis juba veendunud, et ta oli tehtud ainult sellepärast, et see oli Euroopa Liidu nõue, muud midagi. Mul on laual nagu kiri nende vabandage, kui ma valesti ütleme, haridusministeerium, kultuuriministeerium, siseasjade ministeerium ja välisministeerium, kes seda toetati, kirjutati, sellest oli nii palju lugu, aga mitte midagi.
mitte midagi. Kui meie peale 7. oktoobrit, kui oli selline valus moment juudi kogukonnale, see komisjon ei tulnud kokku. Kuidas see on võimalik? No ja millest me siis räägime? Mis me räägime siis mingitest niisugustest raskedest momentidest? Muidugi see on kõik halvasti. See ei pea nii olema. Me räägime praegu kunstiakadeemia probleemidest. See on kõik väga valulikud asjad. Ma tänan, et Keena ütleb, et ma olen vait. Olen. Aitäh. Soovite ka, meil on aeg juba läbi, aga... Aitäh. Tunne Kelam, ma olen väga nõus selle viimase sõnavõtuga, et küsimus pole ainult ohvrites, vaid me ei ole teadvustanud, mis on Iisraeli riigi saavutused, see on täiesti ainulaadne, ja Iisraeli rahva ajalugu. Üks vanimaid, kes olid olemas ja kel oli kõrge kultuur, kui araablasi polnud olemas, kui polnud islamit, nad olid... See järjepidevus on väga imponeeriv ja ainulaadne. Ja see on väärtus, ka meie tänapäeva Euroopa väärtused on tulnud ikkagi Siinai mäelt ja sellest keskkonnast. Aga täna küsimus on ju selles, mitte niivõrd minevikus, see on enam-vähem selge. Aga minu meelest küsimus on selles, kas too ei iial enne kuulus loosung, never again, kas see kehtib või on ta muutunud tühjaks sõnakõlksuks. 7. oktoober ülemöödunud aastal oli holokausti järgi hinnanguliselt üks suuremaid rahvuslikke mõrvu. Aga kui me vaatame, kuidas suhtutakse sellesse ülejäänud maailmas, siis on selge, et küsimus pole ainult mitte suhteliselt väikese äärmuslaste grupiga, nagu Hamas või Hezbollah või teised, vaid tänane Washington Times avaldas väga ulatusliku araabia riikide hulgas tehtud küsitluse, kus tuli välja, et 75% vastanutest toetas Hamasi rünnakut Iisraeli vastu. Ja kui küsiti, kas Iisraeliga on võimalik rahu sõlmida, siis 86% ütles mitte kunagi. Ja nüüd on küsimus, kas need on väga kaalukad jõud ja ka üle maailma, kes toetavad ju tegelikult juudi vastast seisukohta. See on meie peamine väljakutse. Ja selles mõttes Iisraeli väärtustamine, tema saavutused, olla tema üle uhke ja tunnustada niisugust kultuuri ja tal on oma väike riik, see on väga tähtis. Ja lõputuseks ma tahan mainida, osutada sellele, mida siis Alla Jakobson ütles. Huvitav, et päris palju Eesti koolide õpetajad, kes tulevad oma klassidega muuseumi, nad ütlevad mulle enne, et meil on juba õpitud holokausti teema ja siis muud totalitaarse režiimide kuriteod. Aga nüüd me tahame, et õpilased saavad teada rohkem juudi kultuurist ja judaismist ja nii edasi. Ja see on täpselt nagu Alla ütles varem, et saavad midagi positiivset, et juudid, see ei ole ainult holokaust, see on palju väga mitmekesine ja suur kultuur, mis on ka Euroopa kultuuri osaks ja mis on ka, võib öelda, ka alus Euroopa kultuurile. Tänan teid, tänan Rinnat ja tänan Meelis selle osalemise eest ja meil on väike vaheaeg, siis kell 7 hakkab siin kontsert. Aitäh teile, et tulite ja kuulasite. Olete väga kallid.